Nii. Tere tulemast tagasi. Ma loodan, et kõik jõudsid selle pisut tempoka lõuna jooksul ikkagi midagi süüa ja kõhud on täis. Ja enne kui me nüüd liigume edasi konverentsi sisu osaga, siis on meil üks pisike meelelahutuslik teadmiste kontroll. Ja seda me teeme Slido keskkonnas. Kui te võtate oma telefoni, ma soovitan kõikidel kindlasti osaleda. Auhind on väga eriline ja väga väärtuslik. Nii et te saate skännida QR-koodi, et osaleda viktoriinis. Nii et kõik jõuavad veel. Liituda saab ka vist vahepeal, aga soovituslik on kohe alguses seda teha. Nii et ootame teid liituma. Mõned reeglid. Loomulikult tuleb vastata õigesti. Kes kõige rohkem õigesti vastab, see võidab. Aga lisaks sellele, et tuleb vastata õigesti, tuleb vastata ka kiiresti. Nii et ma küll loen neid küsimusi ette, aga te võite juba vastata enne, kui te loete ise kiiremini, et ei pea jääma ootama minu lugemist. Aga nii, vaatame, kas meil on... Jah. Ahah, selge. Nii vaatame. Tundub, et paljudel õnnestub liituda. Ootame äkki veel mingid sekundid, et kõik jõuaksid sisse logida. Ja te võite kasutada ka mõnda naljanime, aga peaasi, et ennast pärast ära tunnete, kui te võidate, sest see on oluline. Nii. Päris palju osalejaid. Võib-olla anname veel 10 sekundit, nii et kes veel kohmitseb, jõuab ka ikkagi osaleda. Nii. Aga alustame siis. Üle 100 osaleja on juba olemas. Nii, ma vaatan, kas küsimus tuleb ette. Milline erialaliit on üks suurimaid kutsete väljastajaid Eestis, jäädes alla vaid Turvaettevõtete Liidule ja Eesti Olümpiakomiteele? Kas see on Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Konsultatsiooniettevõtete Liit või Ehitusinseneride Liit? Nii, ja nagu nägite, aeg läks kiiresti. Loodan, et jõudsite vastata. Õige vastus on Ehitusettevõtjate Liit, kes andis välja eelmine aasta, kui ma ei eksi, 903 kutsetunnistust. Nii, liigume edasi. Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit muutis 2025. aastal oma põhikirja. EKEL-i liikmeks võivad nüüd olla kas üksikisikutest liikmed, teised erialaliidud või assotsieerunud juriidilised isikud, ehk siis kelle põhitegevus ei ole projekteerimine. Nii, aeg jälle otsas. Ja õige vastus on siis see, et need juriidilised isikud, kes siis otseselt projekteerimisega ei tegele, aga on seotud selle valdkonnaga. Enamus said õigesti. Väga hea. Liigume edasi. Tark tellija, mis teda kõige paremini iseloomustab. Tellib esmalt maja ära ja siis mõtleb, kuidas ja kes seda hiljem hallata saab. Kui keegi väga ei kurda, on korras või paneb infonõuded varakult lauale. Nii, 5 sekundit jäänud. Nii, ja vastused on olemas. 100% vastas õigesti. Jumal tänatud, väga hea. Aga liigume edasi. Ja vahepeal väike leaderboard, ehk siis näeme, kes on seni number 1, Kerten Pilv. Nii et nagu te näete, siis tegelikult õigeid vastuseid on ka teistel, aga loeb aeg. Nii et olete valmis, liigume edasi. Milleks kasutasid vanad ehitusmeistrid köit, kuhu oli võrdse vahemaaga tehtud 12 sõlme? Kas ehitusdetaili pikkuse määramiseks, täisnurga moodustamiseks või ehitustööliste pudireas liikumisel ühtse vahemaa hoidmiseks? Nii, mõned sekundid jäänud.
Nii, siin on natuke erinevad vastused ja õige vastus on täisnurga moodustamiseks ja kes soovib täpsemat kirjeldust või tahab teada, kuidas see käib, siis otsige üles Ehitusinseneride Liidu tegevdirektor Tiia Ruuben, kes saab teile seda näidata. Võib-olla õhtul galakontserdi ajal. Läheme edasi. Mis on põrandapäev? Kas see on värvimise ja tapeedi paigaldamise meistrikursus, sisearhitektide liiduga koostöös korraldatav auhinna gaalade sari või ehituskeskusega koostöös korraldatav seminar? Nii, 3 vahel saate valida, mis on põrandapäev. Nii, kõik vastused on olemas. Õige vastus on ehituskeskusega koostöös korraldatav seminar. Enamus vastasid õigesti. Ja liigume siit edasi. Kui valid ehitusmaterjali, mida hindad kõige enam? Ja valisid 2 enda jaoks kõige olulisemat. Kas EPD, PIM, teenuse kvaliteet või see, et on tegemist kodumaise toodanguga? Nii, vali 2 enda jaoks olulisemat. Nii, seekord oli nii, et kõik on õiged vastused ja nägime ära, mis siis nii-öelda kõige olulisem on, ehk siis teenuse kvaliteet, kodumaine toodang number 1. Mitmendal kohal on Eesti puitmajade eksportijana Euroopas? Kas esimesel kohal, 3. kohal või 5. kohal? Nii. Ja vastused on erinevad. Õigeks vastuseks loeme, et on esimene teatud andmete baasil. Ja näeme uuesti paremusjärjekorda. Meil on tekkinud uus liider, on Kris, kes on vastanud 5 küsimust õigesti ja tegelikult on väga napid vahed. Nii et kõigil, võib-olla mitte kõigil, aga paljudel on veel võimalus võita, väga väärtuslik auhind. Nii et liigume edasi. Järgmine küsimus. Kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühendus koondab endas kas TalTechi kütte- ja vendi eriala vilistlasi, kütte-vendi eriala ettevõtteid või kütte-vendi energiatõhususe üksikisikutest insenere. Ja tegemist ongi viimase küsimusega, nii et peatselt selgub ka võitja. Nii, enamus vastasid õigesti, nii et tõesti koondab siis üksikisikutest insenere. Ja nüüd me näemegi, kes oli parim. Esimese koha sai Simo. Tõuse püsti, lehvita. Väga hea. Väga tore. Simo, sulle instruktaaž. Palun mine pärast konverentsi registreerimislaua juurde. Pane ennast kirja ja auhind on siis see, et sul on võimalus osaleda järgmise aasta konverentsil ja galaõhtul täiesti tasuta, nii et palju õnne sulle. Aga selleks sa pead ennast siis registreerima. Aitäh, et te nii aktiivselt osalesite.